Esimene jalaväebrigaad on muutnud sõduri baaskursuse ülesehitust. Tänu sellele on sõdur kiiremini lahinguvalmis. Sõdurid õpivad esimesest päevast peale seda, mida on neil sõduriks olemiseks vaja, ehk siis maastikul toimuv tegevus. Kõige lihtsam valem on, kuidas saada paremat sõdurit, on sõduri oskusi, mis on olulised, võimalik palju praktiseerida. Juuli alguses teenistust alustanud ajateenijad on tänaseks saanud selgeks mitmed sõdurile vajalikud baasoskused. Esimese nädalaga sõdurid tulid, tegime nendega väikese rännaku, et näha, et on lahinguvalmis. Nädal pärast seda lasime nendel relvast, et nad õppisid seda algtasemel kasutama. Eelmine nädal olime esimest korda juba ööväljas, kus sõdurid õppisid siis relvaga liikuma maastikul ja ka välitingimustes ööbima, ja sellel nädalal siis oleme juba laagris 2 ööd ja siin õpime sõduril kaevikut kaevama ja juba täiendavalt sõduri oskusi, mida neil on vaja siis lahinguväljal liikumiseks ja tegutsemiseks. Ajateenistus on ajas muutunud järjest populaarsemaks ning noored inimesed võtavad seda väga tõsiselt. Ma tegelikult arvasin üldse, et see on hoopis teistsugune värk, et rohkem pulli tegemine, aga siin on ikka päris tõsine andmine käib. Eks see tuleb ikka elus kasuks tegelikult, et just see metsavärk, et kuidas ellu jääda ja üldse nagu. Kalevi jalaväepataljonis teenib praegu 2 neidu. Tahan edasi minna Sisekaitseakadeemias politseiametit siis õppima ning siis ajateenistus võtan kui eelkatsed. Neiud on noormeestega võrdsematest võrdsemad. Loomulikult kõik on mulle suureks abiks, toeks, pakuvad abi alati, aga üritan olla siis samasugune nagu nemad, ehk siis üritan teha kõike ise. Kalevi jalaväepataljon õpetab välja lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv-, manööver- ja toetusüksusi.